Seid Alksitaksist ja Jaanikast toob teieni Randar Luik. Tere õhtust, kallid kuulajad, tänane esmaspäev ning 24. veebruar. Luigest uudiste meeskond soovib teile head vabariigi sünnipäeva. Paar õhtut tagasi sattus endised armulinnud Triin S ning munnimõõdu Mihkel Aleksunt, a.k.a. Saaremaa riistavehkleja, koos otseülekannet tegema, kus Triin S elas vanu emotsioone Miku peal välja. Triinu sõnavõtt Miku suhtes oli vägagi karm. Triin S kutsus Mihkel Aleksunti vaimuhaigeks värdjaks ning mainis, kuidas tema ei sooviks ei endale ega ka oma vaenlastele sellist meest nagu Miku. Mihkel Aleksunt oli olukorrast nii löödud, et kutsus haletsusest iseennast paberitega tibiloidiks ning nentis hetk hiljem Triinule, kuidas tegelikult ta enam pole paberitega tibiloid, sest Miku ei saa enam Sotsiaalkindlustusametilt 50 eurost toetust. Ja asi on lihtne ja loogiline. Kui 50 eurost toetust sealt poolt ei tule, tähendab see vaid seda, et Miku vaimne tervis on hüppelise paranduse teinud. Soovime Triin S-ile ka kiiret ülesaamist Mikust tulnud armuvaludest. Jääajast tuntud laiskloom Seed näitleja ehk Simo Lillemäe ehk TikTokis tuntud Jämejalg on leidnud uue armastuse. Päev tagasi on ilmunud psühhiaatrikliiniku TikToki kontole kumatõmmis puhas huumor TikToki kanalil toimunud otseülekandest, kus endine jääaja näitleja näitas neiut, kellega ta koos aega veetis. Kui palju seekordne armastus Simole maksma läks, ei ole täna selge. Sellest olenemata soovime noortele pikka ning jätkusuutlikku armastust. Kui teie uudiste ankur tundus ebasiiras hetkel, siis teadke, et asi on vaid selles, kuidas tema on kade, et temal endal armastust ei ole. Ja nüüd päris teemade juurde. Paar õhtut tagasi ilmus TikToki postitus kellegi vaimuhaige kanalile, kuidas väidetavalt Alksitaksi on ennast surnuks joonud. Postitaja kirjutas postitusele: "Ripp Alksitaksi, seekord sai alkohol sinust võitu." Kuigi tegemist oli 100% pilapostitusega, mis kellegi debiiliku jaoks lihtsalt naljakas oli, ei andnud postitajaga aru endale kommentaariumis, kus murelikud inimesed uurisid, kas tegemist on naljaga või mitte. Postitaja vastas murelikele kommentaatoritele, kuidas kahjuks seekord tegemist ei ole naljaga. Luigest uudiste toimkond võttis Alksitaksiga otse ühendust kontrollimaks, kas noormehel on kõik hästi, mida tal ka sel hetkel oli, ning kui Luigest uudiste meeskond pilapostituse alla kommenteeris, et tegemist on valeinfoga, reportis postituse teinud ajuinvaliid TikToki Luige kommentaari, mis ka niinimetatult kiusamise tõttu eemaldati. Juhtunu meenutas kangesti aastate tagust seika, kus Jaanus Meidlak kuulutati kellegi rumala naljakombel sotsiaalmeedias surnuks. Soovime indiviidile, kes sellist asja naljakaks pidas ja postituse tegi, ainult kõike halba. Päev edasi ja Alksitaksil enam nii hästi ei olnud. Nimelt laupäeva õhtul toimunud Alksitaksi pruudi Jaanika Põder korteripeol lõi Jaanika Alksitaksit viinapudeliga nii kõvasti vastu pead, et viimane jooksis verd. Ei olnud selge, millest tüli alguse sai, kuid Alksitaksi postitas eile ehk pühapäeval vabandusvideot, kuidas vabandas Jaanika ning vaatajate ees. Kuidas Alksitaksi poleks pidanud tema sõnade järgi Jaanikale selliseid asju ütlema, millest võib järeldada, et Jaanika sai Alksitaksi mõne öeldud rumaluse peale pahaseks ning otsustas kallimat pudeliga karistuseks pähe lüüa. Otseülekandest tehtud klippide põhjal oli ka aru saada, et kohale pidavad tulema ka politsei, kuid hetkel pole selge, kas politsei kohale tuli. Mis puust ette ning veriseks tehtud selge on see, kuidas Alksitaksi sai kallima läbi pea lõhki ning hiljem veel ise vabandas tema ees. Aga pidu ei lõppenud sellega. Pidu, mis on kestnud juba terve nädalavahetuse, lõppes täna päeval ning seda sealjuures veel üsna karmilt. Luigest uudiste meeskond soovib rahval meenutada TikToki Luige sõnu nii umbes oktoobrikuu keskpaigast, kus Luik ütles, et see päev ei ole kaugel, kus keegi saab otseülekandes nuga. Ehk kedagi siin tülikäigus pussitatakse või koksatakse täitsa maha. See päev ei ole kaugel, kuna need tülid on läinud otseülekannetes üle igasuguste piiride. Mõned päevad tagasi Romka kanalil toimunud otseülekandes olime pussitamisel nägemisele juba väga lähedal, kuna konflikti käigus tõmbas keegi noormees Eigo Romka vastu noa välja. Kuigi pussitamist õnneks ei juhtunud sel korral, siis täna, ja ma kasutan siin sõna pussitamine väga suure sõnana siin, pussitas Jaanika Põder oma kallimat Alksitaksit mitmel korral. Jaanika Põder haaras tekkinud tüli käigus noa ning lõi Alksit mitmel korral sellega. Kuigi haavad ei olnud eluohtlikud ning pigem pisikesed torkehaavad,
pigem pisikesed torkaavad kui suursugune pussitamine, siis sellegipoolest on vaatajad praktiliselt 2 päeva järjest näinud verd Alksi-Taksi otseülekannetest ja seda kõike just Jaanika käe läbi. Jaanika torkas Alksi-Taksit mitmel korral õlga ning Alksi-Taksi ehk Ramon ütles mitmed korrad, kuidas ta tunneb, et ta jookseb verd. Mis tegi asja kordades hirmsamaks oli see, kuidas Jaanikat Alksi-Taksi jutt ei häirinud mitte kuskilt otsast ja mainis mitmed häirivad kommentaarid sinna noaga torkimise juurde. Mind ei huvita, jah, ma löön veel ning ka magusaim pala, kuidas neiu ütles, näe, mitte keegi ei tule sind päästma. Häirivatest kommentaaridest olenemata keegi siiski tuli päästma. Kas politsei või politsei kiirreageerimisüksus oli ühel hetkel kohal ning inimesed suruti majas pikali, et olukord kiirelt kontrolli alla saada. Kõvad naisterahvad muutusid ühtäkki haprateks neidudeks, kes kartsid politseikoera nii hirmsasti, et joppas, et asi pisarateni ei jõudnud. Hetkel pole selge, mis Jaanikas saab, kuid loodame õiglast karistust nende tempude eest. Kas joomised hakkavad nüüd lõppema, kui asjad nii nugade peale juba läinud on? Vaevalt. Tüli tekke põhjus ei ole ka hetkel selge, kuid eelduste kohaselt võime süüdistada mitmepäevast joomist ja sellest tulenevaid tüsistusi vaimsele tervisele. Jaanikat oli kuulda otseülekandes ütlemas, kuidas see inimene ei lahku mu kodust ning kao minema siit, millest võime oletada, et deliirseks joonud neiu otsustas ümber, et ei soovi enam oma kallimat Alksi-Taksit enda juurde ja Alks ei olnud väga päri lahkuma sealt, mille tõttu ka asi nugadele läks. Võltsuudis Alksi-Taksi surmast võib päris kiirelt reaalsuseks saada seal majas ning loodame, kuidas noored mõtlevad pikalt oma eluvalikute üle järgi ja teevad sellest tulenevalt parajaid korrektuure oma eludes. Ja nüüd Irmast. Siiani liits. Need olid luigesed uudised ning mina tänan.